tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23–29 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Teile nädal algab siin valikute paljususega, et teil on nagu 7 valikut ja need ei ole kõik nagu väga reaalsed asjad, et osad on sellised utoopilised. Et nende valikute vahel tulebki säilitada see kaine mõistus, et vaadata, mis siis on päris ja mis ei ole, mis on illusioon või mis ei ole teostatav valik. Aga no, mis teil siin edasi tuleb, no see on ikka puhtalt pöörane, et teil on siin üks kokkusaamine. See on selline, no ma ütleks, et see on korralduskomitee kokkusaamine, kus istutakse ja arutatakse, et kuidas asju organiseerida, sest edasi tuleb mingi kärtsu peokaart. Sealt tuleb selline peokaart, kus on juubel, ma ei tea, pulmad ja see eelnev kaart, see karikate 3, see on täpselt selline korralduskomitee koosolek, kus kohas te istute ümber mingisuguse laua, kas restoranis või peate plaani, toote kõik oma märkmikud ja märkmed välja, joote kohvi, sööte kooki ja peate plaani, kuidas seda pidu korraldada. Et see pidu seal tuleb, see on suurem pidu ja see on kas mingi juubel, pulmad, võib-olla on mingisugune aastapäeva tähistamine, ma ei tea, ühesõnaga mingi suurem pralle on sealt tulemas. Nädala keskel ta näitab mulle, aga see ei tähenda seda, et see nädala keskel tuleb, et see võib tulla sellel nädalal, see võib tulla ka järgmisel nädalal, kuna universumil ei ole nii kindlat aega. Et nii, kuidas need kaardid minul siit kaardipakist välja tulevad, sellises järjekorras nad siin laua peal on. Te jõuate isegi vahepeal juba nagu ootusärevusest nagu juba, kuidas ma siis ütlen, tülpinud olla või mõtlete, et mis asi see siuke on, et ma olen nagu kõik asjad käima lükanud ja tulemust ei ole, uudiseid ei tule või see, mida te ootasite, see viibib. Ja see tekitab teile seda tüdimust. Et ma ju ootan ja ma ei saa nagu aru, kus see on ja miks see veel ei ole. Vaat seda räägib see karikate kaart seal, see karikate 4. Et see on selline ootamine, aga nagu selline tüdimus, et kaua ma siin ootan, võiks juba tulema hakata ja tuleb. Ei ole vajagi oodata väga pikalt, sest ta tuleb. See müntide baas toob teile need vajalikud uudised. Võib-olla te ootate rahastamist, selle peo rahastamist, et keegi lubab, ja siis ta ei tee nii kiiresti, kui teie seda sooviksite. Sest müntide baas tuleb rahauudistega. Ja viimane kaart on siin sauade rüütel ja sauade rüütel on väga kannatamatu rüütel. Tema tahab pea pihta hakata. Et kui teil oli plaanis see pidu hakata korraldama, siis sauade rüütel ütleb, et nii, hakkame kohe peale. Siin ei ole mitte midagi, raha on olemas, hakkame pihta selle korraldamisega. Siin ei ole vaja enam pikalt venitada. Teeme selle peo ära, paneme kõik paika. Ja teile on tulnud sellesse nädalasse välja ka maagikaart. See on siin all ja maag on üks imeline kaart. No minu lemmikkaart sellest tarokaardipakis on maagikaart, mu vaieldamatu lemmikkaart. Sest maagikaardiga saate teie endale manifesteerida ehk soovida absoluutselt kõike enda ellu. Teie saate maagikaardiga enda edasise elu niimoodi ära planeerida, nagu teie näete, et teie elu võiks olla. Maagikaardis on kõik võimalik. Maagikaardi käes on absoluutselt kõik. Temal on võlukepikene. Temal on kõik muud head asjad. Tema on nagu see kuldkala või keegi, kes täidab soovid. Maagikaart täidab soovid. Aga selleks, et maagikaart saaks teie soovid täita, tuleb need soovid kirja panna. Pange kirja kõik, mida te oma ellu soovite. Ja siis vaadake see oma nimekiri üle ja valige sealt 1, 2, 3 tükki, mida te nagu kõige parem, kui te leiaksite selle ühe, milleta te kohe kuidagi elada ei saa. Ja siis hakake seda üksikasjalikult universumile lahti kirjutama.
Oletame, et teie tahate endale uut kodu. Ja siis te panetegi kirja, kus kohas see kodu on. Millises linnas see kodu on, võib-olla hoopis maal. Kus kohas see maal on? Nii, mis kodu see selline on? Kas see on mingi talumaja? On see üldse korter kusagil? Võib-olla ridaelamuboks? Mis on see teie unistuste kodu? Milline see välja näeb? Mitu tuba seal on? Milline on köögimööbel? Millised on magamistoad? Milline katus sellel on? On ta kivist? On ta puust? On tal aeda, kui suur on aed, mis seal aias on seal lillepeenrad, on seal viljapuud, milline tee sinna viib, ma ei tea, on seal mets lähedal või ei ole metsa, on see võib-olla hoopis keset parki, võib-olla tahate Tallinna kesklinnas elada. Ühesõnaga, see on teie kodu, see on teie unistus ja see tuleb üksikasjaliselt kirja panna, sest maagikaardiga saab universumilt soovida üksikasjalikult seda, mida te tegelikult tahate. Sest kui te ei ole väga täpne sellele maagikaardiga universumile selle oma soovide kirjeldamises, siis universum annab teile. Aga ta ei pruugi anda seda, mida te nagu tegelikult tahate. Ta annab teile midagi muud. Ma olen alati rääkinud seda, et inimene tahab endale unistuste autot, tahab Porschet võib-olla, mingid muud, mingid luksusautot, aga paneb kirja, tahan autot ja saab endale vanaisa vana Zaporožetsi, uksed juba ära roostetanud, võib-olla kusagilt seal kuuris seisnud, kanad juba sinna pesa sisse teinud, aga auto see ju on, see isegi töötab, aga see ei ole kindlasti see tema unistuste masin. Sellepärast, et selliseid jamasid ära hoida, pange maagikaardis kõik üksikasjaliselt kirja. Mis te tahate, mis värvi te tahate, kui pikka te tahate, kui vana teil vaja on. Ühesõnaga, ma tahan sinna jõuda, et ärge olge nagu, kuidas ma ütlen, napisõnaline, pange põhjalikult kirja, mis see peab olema ja kuidas ta peab välja nägema. Ja niimoodi saate teie maagikaardiga enda selle tuleviku kujundada. Kui te olete kõik ennasti kirja pannud, siis mina soovitan seda, et murdke see paber kokku, pange kusagile ilusasse karpi tallele, sellepärast, et unistustel peab ju olema ilus ümbris. Võite ise ka teha mingi ümbriku näiteks. Kui teil on kunstimeelt, tehke endale ise ilus ümbrik, kleepige sinna igasuguseid asju peale, mis teie meelest ilus on. Pange see oma soov ja soovid sinna sisse. Ja pange see kuskile ära, pange raamatu riiulisse, pane mõne raamatu vahele, unustage see lihtsalt ära. Unustage see ära, siis hakkab universum täitma teie soovi ja vot see tuleb teile siis meelde, kui need soovid hakkavad täide minema. Siis teil tuleb meelde, ohoo, vot seda ma tahtsingi. Siis teil tuleb meelde, et te seda soovisite. Ja siis mingi aja pärast, ma ei tea, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, võtke oma see soovi nimekiri uuesti ette ja vaadake, mida te siis tollel hetkel, kui te seda kirjutasite, endale soovisite, mis neist soovidest on täide läinud. Ja alati saab seda soovi nimekirja kas täiendada, uuendada, värskemaks teha. Vastavalt siis meie elus ju kogu aeg oleme muutumises ja meie soovid ka muutuvad. Et soovin teile siis seda, et te oma maagikaarti maha ei magaks, et teil oleks selle biokorraldamisega nagu palju tarkust ja ärge siis olge ootamisega nagu nii väsinud sellest ootamisest, et kõik tuleb omal ajal. Ja nende valikutega, mis teile pakutakse, olge lihtsalt realistlik ja vaadake, mis võib teoks saada ja mis mitte. Tulgu teil üks imeline nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.